tere, Zorro! Tere! Tore sind näha. Meil on siin võistlus käsil ja kõik on esitanud meile midagi, mis sa oled ette valmistunud tänaseks? Mina pole midagi ette valmistanud. Tulid ise käega lööma? Ei, ma ei tulnud käega lööma, ma tulin käega tegema. Või tulid makrat lööma? Ei tulnud. Minul on käsi otsas. Mina ei hakka aega raiskama, et mingit pulja eeskava siin välja mõtelda. Mina võtsin tööd kaasa, näitan teile, kuidas ma tööd teen. Mis töö sul on? Näed, praegu on koti parandamist väga palju. Nahkotid. Kilekotid. Näed, kilekott peab kõigil kaasa olema. See on hea tugev kott. Praegu on ainult loll ei kanna kotti kaasas. Valimised on tulemas. Poliitikud hakkavad jälle puid ja kartulisi jagama. Mõtle, kui loll, kui mul ei oleks vaata poliitikaga kartuleid, mul pole kotti, kuhu ma pistan need kartulid siis. Kilekott ei ole väga loodussõbralik ju. Mis on loodussõbralik? Loodussõbralik on see, kui see hipster läheb, võtab poodi, paneb kartuli ja kannab omalt siin augus selle koha, vaat see on looduslik, aga kõik muu ei ole ju looduslik. Ma ütlen, seal ei mahu väga palju kandma. Küll ta mahub, hakkad kurgiga pihta, baklasaaniga lõpetad. See on öko. Kõik muu ei ole ju öko. Püha jumal küll. See kott, näete, see on jube hea kott. See on ka öko tegelikult, sest see on nõukogude ajast. Nõukogude ajal oli kõik öko. Jube hea kott, see on 60 kopkot maksis. Ja mina töötasin Salvos, valvelauas. Ma varastasin. 500 kasti on mul järel. Varastasin, See oli nõukogude ajal normaalne ju. Kui sa töötasid mingisuguses ettevõttes, siis sa võisid sealt ka varastada. Pididki varastama. Nüüd on see asi ka perse keeratud. Töötad paleigis mingis firmas ja sa ei või varastada ka sealt. Kuhu see kõlbab? Haige värk. Ühesõnaga hea, et ma ikka varastasin. Mul neid on, kes soovib, võin ka müüa. Või niisama anda mingi asja vastu, eks ole ju. Ühel narkomaanil parandasin ka kilekotti ära, tõi mulle tuttu automaki. Nii võib juba täitsa elada. Näed, teeme selle korda nüüd. Üks sang on puru, see on nisu unni kilekott 20 Nii, näita, kuidas see käib. Näed, üks sang on puru, teeme puruks selle. Siis on pärast ühte moodi. Tuumat näedas Siidorov, nii prõõget. Siit paneme kinni. Nii, sina ole hea poiss. Sa hoia nüüd siit nendest käenäpuga. Jah, nüüd paneme lisokaga kinni siit. Näe, mul on sinine, must ja valge. Mis värvi valime? Paneme mustaga. Paneme musta, jah. See on pagulase värv, see hipsteritele meeldib. Nüüd see lööb siit keskelt nagu su naeratus välja. Jah, näe, ongi korras. Sa tõmbasid mõlemad sangad kokku ju. Muidugi. Siis on terve ju kott. Siin ei mahu midagi panna ju nüüd, ei saa ju panna ju. Miks ei saa, kuule, ma ei hakka mõlemad sange eraldi parandama. Ega ma seda isokat ei saa raisata, ega ma seda omal ajal nii palju ka ei varastanud siis. Miks ei mahu? Siit mahuvad kõik asjad sisse ju. Kas sa poiss ei tea, kui palju on Doublebocki põhjadiameeter või? Näe, see läheb täpselt siit sisse. Täpselt kus juures. Kartul läheb sisse, puualg läheb sisse, kõik läheb siit sisse ilusasti. Nii suunnil kott käest saab jälle poodi.